Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Notebook LM-i abil võiks valmistuda Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalootestiks. Notebook LM-i lehele jõuate te nii, et kui te olete oma postkastis sees ja kirjutate aadressireale notebooklm.google.com, siis teil avaneb keskkond, kuhu saab siis teha selliseid nagu, selliseid töövihikuid või kohti. Ja mul on siia lisatud juba allikad, mul on valmis tehtud, võib-olla teie õpetaja jagab ka midagi sellist teiega. Ja siis see õppimine nüüd on siin, seda on võimalik teha väga erineval viisil ja ma näitan kiirelt need võimalused ära. Et üks on siis see, et tegelikult mul on kohe vestlusaken, kus ma võin hakata näiteks küsima küsimusi, kui mind huvitab näiteks, et millal asutati klooster. Ja nüüd ta otsib vastuseid siis ainult nendest allikatest, mis mul siia on lisatud. Nii et mina olen lisanud siia need esitlused ja PDF materjalid ja näete, ta leiab üles selle ja mis on tore, ta lisab ka juurde kohe siis allika, et kust ta selle asja leidis. Ma võin ka tegelikult siin määrata ära selle, et ma ootan alati, et vastus on kas lühem või pikem ja ma võin ka valida, et ma tahan nagu õpijuhendajana seda kasutada. Õpijuhendaja tähendab seda, et ma võin talle näiteks öelda, et ma tahan õppida koos sinuga, siis mul tekib nagu selline mõnes mõttes õpetaja kõrvale ja siis tema hakkab minu käest küsima küsimusi, mina vastan ja ta ütlebki, et ahah, et näed, et ta on valmis mind aitama, räägime sellest, ma võin ise ka öelda, mis teemal ja küsib ka, mis on mu eesmärk, nii et võite proovida nagu seda. Aga lisaks sellele on teil nüüd näha siin ka sellised valmis tehtud juba, et kui õpetaja nüüd jagab, siis te seda stuudio osas siin seda ülemist osa ei näe. Kui te ise endale sellise asja teete, siis te saate ise neid asju luua. Aga ma olen teile juba tegelikult valmis loonud, nii et siin on olemas tegelikult siis selle kõigi nende materjalide kohta tehisintellekti poolt loodud esitlus, sisse loetud esitlus, mille vaatamisel saate ka otsustada, kui kiiresti te seda vaatate ja nii edasi. Olge muidugi kriitilised, nad on küll materjalide põhjal tehtud, aga mõned asjad võib-olla peate üle kontrollima. Ja siis on tehtud siia ka näiteks selline podcast, et te võite ka seda kuulata, panete selle käima ja kuulete nende dokumentide osa ära. Siis on siia, ma panin 2 viktoriini, üks on natukene lühem, võtan selle lahti, saan suures aknas ka panna ja siis küsitakse minu käest küsimusi, näiteks miks 1633 oli oluline, näiteks paneme selle, et esitati esimene ooperietendus, ta ütleb, et ei ole ja ütleb, et oli hoopis trükikoda, tasub ka neid kommentaare lugeda ja siis ma niimoodi järjest vastan ja proovin siis meenutada neid olulisi fakte. Ja siis on siin olemas ka selline tore asi nagu mälukaardid. Et ma võin võtta ka ette need ja mulle siis kuvatakse olulisi sündmusi, mis aastaarvu peetakse Püha Miikali nunnakloostri asutamise aastaks, seda on teil kindlasti vaja teada. Pööran teistpidi, näen õiget vastust, nii vajadusel saab ka selgitusi ja niimoodi saan siis liikuda. Kui mõni küsimus tundub, et see ei ole nii oluline, siis ma võin sellest lihtsalt üle libiseda, sest näete, siin on 66 kaarti ja kuna tehisintellekt teeb selle ise, siis me päris niimoodi otseselt siit otsustada ei saa, et see info läheb sisse ja see info ei lähe. Ja siis ta teeb veel ühe toreda asja, see Notebook LM, ta teeb teile vot sellise nagu mõttekaardi ja selle abil õppimine on selles mõttes päris tore, et te mõtlete, et okei, mis osa ma tahan õppida, et ma tahan näiteks seda eellugu ja kloostri asja õppida, siis te lähete siia, klõpsate selle noolekese peale, nii ja nüüd ta annab teile info, siis Püha Miikali nunnaklooster, kloostri varade üleandmine gümnaasiumile ja nüüd mõtlete, mida te teate sellest Püha Miikali nunnakloostri, kas te teate, mis aastal asutati, mis seal toimus, kui ei tea, teete siit lahti, vaatate, loete selle kohta, et ahah, et seal olid siis stertslaste ordu, et asutati 1249, Ventseli kabeli juurde, kui ma tahan veel teada, mis funktsioonid on, saan veel avada ja avada. Nii et selle järgi on ka, siis panen vahepeal kinni selle, nüüd meenutan, kas mul on meeles ja siis avan uuesti. Nii et minu meelest võiks kasutada seda Notebook LM-i just sellise õppimisena päris erinevates õppeainetes, et siin neid võimalusi on päris palju ja igaüks saab leida endale tegelikult selle, mis talle sobib. Nii et proovige ja vaadake, kas saate Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloo selgeks.